No tere, kallid sõbrad! Paar päeva tagasi võttis üks hea minu tuttav minuga ühendust ja ütles mulle nuttes. Ma ei tea, mida teha. On hirmus vaadata näkku tõsiasjale, et olen 45-aastane naine, üksi ja pean end ise üleval pidama. Ma ei osanud ettegi kujutada, et sellisesse olukorda satun. Minu hea tuttav oli abielus, ta oli koduperenaine, aga tema mehel oli armusuhe teise naisega ja seda teadis ta ise ka ja ma küsisin temalt, kui sa teadsid, et mehel on armusuhe teise naisega, miks sa leppisid sellega? Ta kõhkles natuke ja ütles mulle, et ma jäin raha pärast. Ma olin majanduslikult kindlustatud, mind hirmutas mõte üksi jäämisest. Ja ma ei tea, mida teha. Ma ei tea, kuidas ma rahaliselt hakkama saan. Vaat sel momendil ma taipasin, et elu pole tingimata see elasid õnnelikult kuni surmani muinasjutt, millesse kõik me usume. 3 aastat tagasi jõudsin otsusele ja ütlesin endale, ma ei soovi rahaliselt mehest või ükskõik kellest sõltuda. Ja see otsus on mind need 3 aastat juhtinud. Mina ei ole lahutatud, ma olen abielus ja väga õnnelikult, aga oma rahavoogusid juhin ma ise. Ma tahan öelda sellega, et tuleb olla realistlik ja kindlustada end finantsiliselt, mis ka ei juhtuks. Minu tuttaval ei olnud varuplaani. Tal oli ainult üks plaan jääda iga hinnaga abiellu vastutasuks materiaalse kindlustatuse eest. On asjatu loota, et mehed muutuvad. Meil naistel on aeg muutuda. Valem, mis toimis, kui olime noored, kaotab mõju, kui vananeme. Ja paljudel meist on aeg oma valemit muuta. Seks andis meile võimu, kui olime noored. Raha aga annab ohjad meie kätte, kui vanemaks muutume. Ja 3 aastat tagasi olin minagi veel palgatööline, nagu 99% inimestest maailmas, aga sellele ma tegin lõpu päeva pealt. Ma jõudsin punkti, kus küsisin endalt, mida sa oma eluga teha tahad? Sest nüüd oli mul valiku võimalus ja ma võisin teha, mida ma tahan. Lihtsalt sellepärast, et tahtsin, mitte sellepärast, et pidin. Alustasin internetiäriga. Selle 3 aasta jooksul on kombitud mitmeid ärisid ja lõpuks olen ma jõudnud selgusele, millised tasub üldse internetis teha. Mulle ei meeldi sellised ärid, kus pean seminarile jooksma, presentatsioonile jooksma, koolitusele jooksma ja mul ei jää aega pere jaoks. Oled nagu kogu aeg lennus. Ei, mulle niisugune äri tegemine ei sobi. Mulle meeldivad sellised ärid, kus minu eest teeb töö ära tänapäeval internet. Mina ainult jälgin oma rahavoogu ja koolitan inimesi. Ma olengi jäänud püsima 3 äril. Banners Broker, äri, mis kestab elu lõpuni. Ma ostan reklaampindu kokku ja kui minu reklaampindadel näidatakse reklaami, siis mina teeningi sissetulekut. Väga lihtne ja väga huvitav ja kellestki ma ei sõltu, ma teen seda äri täiesti üksi. Teine äri on Skyforb, see on puht autopiloodil töötav äri. Seal ma käin tegemas väikest kontrolli kord kuus, sest kui minu ärisse keegi liitub,
siis mulle tuleb emailile teade ja mind õnnitletakse selle puhul ja sissetulek kasvab. Kolmas äri on Empower Network. 4 kuud tagasi ostsin ma $25 eest blogisüsteemi ja blogin iga päev. See on tõeliselt huvitav. Ma kirjutan iga päev artikleid, saadan need siis ringlema ehk söödan need artiklid sotsiaalmeedia gruppidesse. Mul on neid gruppe üle 200 ja nii ma kogungi oma blogile lugejaid ning liitujaid. Nii lihtne see ongi. Unustage ära, et ma kellegile helistan ja müün neid tooteid. Ei. Sellised võtted on tänapäeval vananenud. On olemas arvuti, on olemas internet ja mugav koht, kas kodu või viibid sa välismaal kuskil reisil, ükskõik kus, istud kohvikus ja rohkem pole vajagi. Kui sina oled huvitatud nendest äridest, millega mina tegelen ja teenin lisasissetulekut, siis võta julgesti minuga ühendust. Video all on link, kuhu sa peaksid vajutama. Ja kus on võimalik rohkem informatsiooni saada. Ole julge rääkima endale tõtta selle kohta, kellest või millest sõltub sinu rahaline tulevik. Seniks aga head pealehakkamist ja kõike head!